Yo Pukid, Pops on reisil koos Mampsiga. Tulime Factory Reseti tegema. Meie oleme Sitsiilias, vaadake seda. Wow! Ja sellest klipist alustame imelist vlogi. I was all mic'd up, but it's not even working. Meil oli Tallinnast Frankfurti, Frankfurdist siia lend. Alustasime päeva ülivarakult, käisime kafeiinis Tallinna lennujaamas. Tahtsime tegelikult saabia, aga ei saanud. Siis me läksime Frankfurti. Läksime Frankfurti linna peale. Pidime minema Suubi. Suub oli kinni. Siis läksime järgmisele lennule. Ma mängisin Steam Decki. Sõime seal mingisugust lennukitoitu. Ja siis me jõudsime siia. Vaadake neid mägesid. See on täiesti ebareaalne. Me oleme Taormina lähedal, et seal mägedes ongi Taormina. Päev läbi võtsime päikest ja siis ma mõtlesin, et nüüd on enam-vähem õhtu käes. Kell on mingi 4. Ideaalne aeg, et Paps paneks oma videokaamera tööle. Teeme kohe ära eelmise korra shoutouti. Eelmist videost meeldis mulle kõige rohkem see kommentaar. Shoutout sulle. Ja kui sul on soovi järgmises videos shoutouti saada, siis kommenteeri siia videole midagi lahed. Ma olin oma lemmiku kommentaari välja. Sul on võimalus shoutouti saada. Ma ei tea nüüd täpselt, kas me teeme iga päev vlogi või me teeme ühe nädala vlogi. Sest me oleme nädal aega siin. Aga jah, lähme. Cue the intro. What is this tree? Lähme ruttu üle. Ei tohi auto alla jääda, ilmselgelt tahaks koju ka millalgi saada. See on nagu palm, aga ta on ülevalt kaktus. Not the palm, okei, ta on... Ta on lihtsalt tavaline puu ja ülevalt kaktus. Aga samas, kui sa vaatad seda puud siin, siis see on ju... Ongi nagu full kaktus. Kaktus, mis on alt puustunud. Aga kui sa tuleb vaatad, see on mingi tüüp, kes sööb banaani. What is this location? Mis me täna sööme? Ma ei tea, eile me sõime pizzat ja lasagnet. See on mingi minu ja Ketli klassik lihtsalt. Igal pool, kus me käime, mina söön pizzat, Ketli sööb lasagnet. Ja need on alati head ka. Ja eile oli bänger, eile oli nagu megat hea toit. Aga täna, no ei tea. See oli nii maitsev. Aperol Spritz ja mina jäin õlut. Mina jäin kohalikku õlut. Ma küsisin, what do you recommend? Ja siis ta ütles, I recommend this beer. Tegelikult ei ole. Me jõudsime Frankfurti, ma ei ole kunagi varem Frankfurdis käinud, ma olen Saksamaal 2 korda käinud. Igatahes, Frankfurt on mingi business linn, vaata. Ja kõik autod, mis seal olid mingid superluks, mingid tutikad, reaalselt seal oli mingi Porsche, BMW'd, Audid, Mersus. Ma teadsin, et kui me jõuame siia, mis on nagu rohkem lõunamaa, et siis siin on nagu vist teistmoodi. Ja ongi, siin on siukse väiksed põrnikud. Huvitav, mis see on? See on mingi kirik. Ma kusjuures mõtlesin, et ma tahaksin tatoveeringu. Ma ei ole kunagi välismaal teinud. Mul õde on hästi palju teinud. Ma mõtlesin, et ma äkki siin teen. Siis ma mõtlesin, millest teha. Siis ma mõtlesin, et äkki ma teen sidrunist. Sest et see koht, kus me oleme, seal on sidrunid kasvavad ja siin üldse lõunamaades on ju kasvatatakse mingi apelsine, sidruneid ja nii. Et see oleks nagu lahe. Plus sidrunil on nagu tore mõte ka. Mis see mõte on? See on nagu see on when life gives you lemons, you make lemonade. Ja lemonade lihtsalt. Ma ei tea nüüd, kui ma läheksin isegi tegema, et mis päeval teha. Sest et nagu low-key tahaks võimalik varani, aga siis on see, et päike ja ujumine ja nii, et see ei ole hea. Et võib-olla peaks siis tegema mingi sellisel päeval, et ala eelviimasel või viimasel päeval. Aga okei, see vaade, mis siin taustal on, mega. Hakkame Kettiga pildistama nüüd, sest et ta tahab jällegi pilte. Meil on reaalselt galerii juba nagu täis. Eile oli ka, oleme söögikohas, on ju. Mingi räige tümm tuleb kuskilt kaugelt, on ju. Siis vaatad, mingi tüüp lihtsalt oma kuradi BMW-ga sõidab niimoodi mööda. Üks ilus auto vaata siin linnas, on ju. Ja siis mingi all olid leedid ka, mingi plästis muusikat lihtsalt. Ja tüüp vaatas mulle otsa ka lihtsalt niimoodi, et nagu kas ma sain su tähelepanu? See on huvitav ja esiteks see söögikoht restoran, kus me sõime, seal oli täielik haudvaikus, muusikat ei mängin. Ja siis seal sõitsidki lihtsalt nagu mingid autod mööda, kes lihtsalt lahtist akendega plästisid muusikat, mis oli tegelikult suht häiriv. Aga pigem oli, jah. Ma ei tea, kas see on siis osa mingi Sitsiilia kultuurist või midagi? Kui ma kunagi pole enam noor ja vaene, vaid ma olen vana ja rikas, sa ei näe mind mingi uhke Mersuga, vaid sa näed mind Mini Cooperiga. I swear to God. My favorite car, yo. Kui me Ketliga viimati Maltal käisime, siis me jõime boba hästi palju. Meil oli enda ööbimiskoha juures oli boba koda. Me just nägime, et siin on ka boba. Seal Maltal oli ikka nagu full bobale mingi... Ja, ainult boba, jah? Jah, nagu ainult boba koht, aga seal oli lihtsalt see bubble tea nagu üks toodetest või nagu valikutest. Sest et seal olid, Maltal olid nagu räme head bobad seal kohas. Me leidsime vist koha. Siin on ainsana muusika. Kutid, ma ei tee teile nalja. See sama tüüp käis meil lihtsalt kogu aeg järgi. Ma ei tea, mis värk oli. Ta käis meil kogu aeg järgi. Ta mingi vaatas, kui me sõime. What? See oli veider. Ja... Nii vaibi tundub. Ketli oli juba mingi. Siin on lasagne.
10 eurot. Suutad jälle lasanjat või? Võib-olla. Mul on kõht tegelikult mega tühi, meil oli ülinais, hea küll mesi, meil oli väga nice hommikusöök oma selles majutuskohas. Selle majutuskoha nimi on Avocado Bed and Breakfast. See on nii armas koht seal, see omanik on nagu mega sõbralik ja jutukas ja tegi meile nii head. Nad tegid meile omletti ja pannkooke, nagu kõik oli nii hea, kakaod, värskelt pressitud apelsinimahla. See kõik oli nagu nii nice. See oli kell 9.30, kell on 5. Mul on kõht nagu räigelt tühi. Mingisugune Tennents õlu. See näitab 9 volli. No way, terviseks, meie terviseks. Ma proovin teistest. Aga mind see on hea maitsega, aga see on väga, ma ei tea isegi, mis õlut see meenutab Eestis. Lõhnab ja maitseb nagu see... Nii tugeva maitsega. Siicilia sprits. Dekoratsiooniks on pandud see till, mis on nagu huvitav. Nagu aperol, aga veits nagu jah, mandariinisem. On hea, jah. Ma ei hakka isegi valetama, ma olen nagu suur aperoli sõber. Ma ütlesin seda nagu ma oleks alkohoolik. Mul meeldib aperol sprits. Ma ei joo eriti kokteili, ma ei joo eriti tegelikult üldse alkoholi. See Siicilia sprits looki meeldib rohkem. Wow! Sest see on palju apelsinisem tõesti kui... ta on mandariini ja mandariinisem. Mandariin on magusam ka vaata. See lõhnab nagu kange õlu lihtsalt. Mul jääb sükke õlle hais küll. Toit jõudis, kutid. Ja mul on nagu kõht nii tühi. Ja ma tahtsin täiega võtta avokado lõhevõiku, aga see pidi olema väike. See siin on lasanje. See näeb natuke kläpt välja. Ma tean, Ketli tellis pulled pork purksi. See näeb nii hea välja. Mul on reaalselt sükke tunne, et ma tellin selle avokado võiku ka veel. Aga laseme hea maista reaalselt. Ma ei mäleta täpselt, kuidas su eilne lasanje maitses. Seega võrdlusmomenti eriti ei ole. Ma tean, kuidas meie kodulasanja maitseb. Kas ma võin mainida seda, et nagu ma mitte kunagi ei ole tellinud ega pole mõelnud sellele, et telliks endale pulled pork, mis on siis rebitud lihaburgerit ja ma tegin seda just nii, et ma ei tea, kas ma sai kahetse. Võta majoneesi ka, oh my god. Ütleme niimoodi, et see ei ole aus kokashow tehtud lasanje. See on rohkem nagu primist ostetud, hästi küpsetatud. Me saime söödud. Räigelt jahe on nüüd lambist, nagu me tulime täpselt siuksel ajal, et siin ei ole kõige soet. Õnneks oli pehme maandumine. Kas sa saad aru, et igal pool on vesi? Nagu seal pool oli igal pool vesi ja see troppis täpselt siuksesse kohta, kus oli ainult liiv. Koerad on värju. Nüüd saame näha, kui vastupidavad need on. Lagunevad ära lihtsalt. Sul ongi lihtsalt koerad väljas, my god. Okei, circumstances are real. Kuna Ketlil on koerad märjad, siis wow. Oota, see vajavasti mõlema käega kinni, kuidas ma püsima pean. Siis ma pean ta tassima sinna. Ei kuku. Oh my god, kui palju liiva mulle läks jalga. Hüppan või? Käki tegu sinu jaoks. Kas see on hea hind või? Miks mulle tundub, et see on austiil? 3,59. Nii suure paki eest. See tundub küll jah. Siin on Super Mario jogurt šokolaadipallikestega. Ja mis asjad need on? Need näevad nii suuretavad välja. Sa juba tead, juust. I need. Mulle alati meeldib nagu välismaal mingi siukseid jooke proovida. Nagu, kas ei tundu huvitav sinu jaoks? Mis siin on? Millega see on? Ma ei kujuta ette, millega see on. See on mingi zero, lemon soda, orange soda. Ma ei tea, need tunduvad alati nii huvitavad. Me õssime just kotti täie manši. Reaalselt nagu kott on täiesti ääreni täis. Igasugust magusat soolast jooke ja nii edasi. Mulle alati meeldib välismaa staffi maista. Kui midagi reaalselt süüa ei ostnud, siis hommikusööki me saame enda ööbimiskohas ja lõuna ja õhtusööki. No praegu me ei söögi õhtusööki reaalselt. Me oleme nagu 2 korda päevas praegu söönud. Ma ei tea, nii toitav hommikusöök oli ja siis lõuna või õhtusööki sööb kuskil väljas. Jaa, mega cool. Iga kord, kui me koju lähme või kodus tuleme, siis me peame siuksest tunnelist läbi käima. Straight out Harry Potter nagu.